Kui me vaatame seda põldu, mis meie selja taga on, siis tegelikult on see põld juba elus, toitumine käib ja taimed on hakanud elemente tarbima. See tähendab seda, et meil oleks vaja ära teha kas PK väetamine, lämmastikväetamine või ka leheväetamine. Ja Jaaral on ka leheväetiste poole peale mõned tooted olemas, mida praegu oleks just paras aeg kasutada. Meil on olemas fosforit sisaldavad Combifos ja Starfos CMZ, mis oleks ideaalsed siin põllul kasutamiseks. Nad annavad juurestikule selle esimese tõuke kasvuks ja peab seda silmas pidama, et tihtipeale ei taheta minna eraldi ringi sõitma. Et peetakse seda liiga suureks kuluks ja üritatakse seda kokku panna mõne teise tootega. Üks toode, mida me teame, et põllumehed tahavad võrsumise soodustamiseks kasutada, on boor. Ja Jaara katsed näitavad väga selgelt ära seda, et siin on oluline silmas pidada seda suhet. Et kui fosfori ja boori suhe on 3 liitrit, siis kas Combifossi, Starfossi ja 1 liiter boori, siis see seguneb, aga kui me jõuame näiteks 1:1 suhtele või 2 liitrit Combifossi, 1 liiter boori, siis võivad juba minna tekkida tükid, võivad minna pritsid umbe ja seda segu peab olema väga ettevaatav. Kui tahta segada mõne muu tootega, pean silmas siin taimekaitsevahendeid, olgu see siis umbrohutõrje või mõni fungitsiid, siis siinkohal on Jaaral väga hea abimees, see on meie tankmiks. Käige kindlasti sealt, vaadake, mis millega seguneb ja kasutage seda, et kindlad olla, et teil pärast pritsil põllul probleeme ei teki. Kuidas aga aru saada, et põld on väetamiseks valmis ja on õige aeg põllule minna? Millised on need tunnused? Ma arvan, et esimese asjana võiks kindlasti vaadata temperatuure. Mulla temperatuure, kus on juured, see on selline 3-4-5 sentimeetrit ja see võiks olla juba selline 5 kraadi. Teiseks, ööpäeva keskmised temperatuurid võiks olla ka +5, kuid ei tasu karta öökülmasid, sellepärast et muld ei muuda temperatuuri nii kiiresti kui õhk. Ja kolmandaks tuleb käed külge panna, tuleb kaevata, sellepärast et kui taim on elule ärganud ja esiteks on näha esimesi valgeid juureotusi narmas juuri ja teiseks on juba näha, kui muld kinnitud nende juurte külge, siis taim on alustanud väga aktiivset toitumist. Täpselt nii ja selle põllu me juba tegelikult leidsime ka esimese võrsumise tunnusmärke, ehk siis kuigi jutud käivad, et veel tuleb öökülm peale, kas ma ikka julgen minna, siis isegi kui see öisel 4-5 kraadi külma käib ja päeval on 10, jah, see on ohtlik selles mõttes, et taimed on sellised õrnakesed ja tundlikud, aga mulla temperatuur tõesti ei muutu ja väetamine, taimede omastamine sellest ei muutu. Nii et ei tasu ka seda karta siin nende lähemate öökülmade valguses.